No tere taas, sõbrad. Käes on siis 15. märts, pühapäevane päev, kell on 12 päeval, päike on väljas, õues on 10 kraadi sooja, 5 kraadi vähem kui oli eile ja täna on kõvasti tuulisem ka. Aga eile õnnestus siis sellel samal jõel, kus ma täna püüdma lähen, saada üks väga kena 43 sentimeetrine kala kätte. Ja see siis tuli koju söögiks, väga hea. Panid ahju, maitsestasid soola ja apelsinipipraga, võtsid välja, panid rösssibulat ka veel natukene purustasid nii-öelda peale, panid veel korraks ahju ja siis avokaado juurde ja oi, kui maitsev see oli tõesti väga hea. Aga okei, vaatame siis, kuidas täna on, lähen teistmoodi taktikaga peale, proovime täna pöörlevaga, kuna eile siis pöörlevaga see kala tuli sealt põhjast üles, et siis proovime täna siis sellist taktikat, et püüame enamjaolt, ma arvan, et pöörleva landiga. Ja landiks on siis alguses, ma ei tea, kas, jah, ma arvan, et see on väga, selles suhtes see on väga hea lant. Mash Fishingu e-poes on seda müüa. Ja number 3 vist, aga olgu. Ilm on ilus, ma arvan, et see lõik läheb mul süke 2-2,5 tundi. Oleneb jälle, kuidas kalavõtt on. Ja kas täna üldse on võtt. Väikene ilmamuutus on, aga mitte hullu. Homme läheb veel külmemaks ja siis hakkab natukene ka vihma sadama. Nii et täna on süke veel ainuke hea ilm. Jõgi on mul kohe siin seal. Lähme jõeni ja siis hakkame lammutama. Loodetavasti tuleb täna ka midagi kena. Nii, kuna pöörlevaga ühtegi võttu ei tulnud, siis läksime tagasi wobbleri peale. Jube hea koht jälle. Jäälind on ka järjekordselt nähtud. Just panin nina eest mööda. Loodame, et see on hea enne ja vist oli ka, sest et esimene võtt on tõsiasi. Ei olnud kõige väiksem kala ka. Täitsa okei suuruses kala oli. Aga kas nad on täna nii ettevaatlikud? Oi, siin on keegi oma lõppu saanud, tundub nii. Kurja. Ma ei tea, kas on kaameralt näha, aga kaldamudast pani praegu üks päris kena forell ära. Et istuvad nad ikka siin kaldamudas ka. Hea oleks muidugi, kui see forell tuleks nüüd võtma. Kes siit plehku pani, aga vaevalt. Tema on nüüd ära hirmutatud. Seni olen näinud siis 2 forelli. Üks käis õrnalt lanti togimas ja teine pani siis kaldamudast minekut. Ja rohkem ei ole kala aktiivsust üles näidanud, aga proovime veel. Alla ei anna, nagu eile oli. #nevergiveup. Nii, korralik kala. Tuli lõpuks ära. Ei pannud filmima ka. Polnud tükimat aega filminud. Aga täitsa tühjast kohast. Jah, see on mõõdukas. Väga kenas toonuses jälle, aga selle laseme täna tagasi. Sest oi, kui kenad värvid ka veel, täitsa lõpp. Väga ilus kala.
vaatame kohe. Jaa, siin täpselt 36. No nii, läks tagasi. Ei. Nii. Lõpuks ometi siis tänane esimene kala ja kohe täpi pealt mõõdus. Vägev, esimene kala on käes ja hooaja 7. mõõdukala. Mõtlesin, et loll olin, et vett kaasa ei võtnud, aga väikene tilgakene vett oli. Saaremaa vett. Õnneks, sest juba päris suur joogijanu tekkis. Ja noh, ise olen rumal, et ei võtnud vett kaasa nagu, come on. Ole sina targem ja võta vesi kaasa, aga nii, püüame edasi. No nii, ohoh, nüüd hakkas toimuma või? Aga see vist ei ole mõõdukas. Või on või? Ära sa märgi. Kuule, see võib isegi mõõdukas olla, aga see on kõvasti kõhnem. Mida värve? Kui ilus kala. Aga see on jah, kaanid peal. Hullult peenike. Kuule, uskumatu. Aga see on ka mõõdukala. Aga teine mõõdukala. Nii, teine mõõdukala täna. Mine ära. Oi, jess. Ikka rull ka sita sisse. No nii, ja nii kui ütlesin, et püüame edasi, suutsin selle puu külge visata ja lambist läks katki. Nii et tuleb hakata siduma. No. Tundub ka nagu selline. Oi. Korralik kala käis. No ikka mitu korda. Ahah, nüüd ta läks siia. Aga vist ei olnud ikkagi nii korralik, kui ma arvasin. Nii. No nii. Pöörlev toimib. No kurja, ega see ometi ju ei saa mõõdus olla, see on liigagi väike. Ei ole jah, see on 30. Nii, mine, ops. Nii, vaatame, kas siit kohast tuleb veel. Või oli see ainuke kala? Mõnda suuremat ju võiks tulla. Ossa kurja! Nüüd on korralik. Nüüd on mõõdukala jälle. Tuli ära ühest samast august. Nüüd on jälle mõõdukala. Ja see enam ei ole täpselt mõõdus, vaid see on natukene peale. Nii, tule siia, sõbrake. Oi, kena oled, ilus toonus ja puha ja näed. Nii. No tii väsi ära ka, noh. Opadii. Nii. Palju sa meil oled siis? Lõpeta ära. Täpselt 36. Täpselt 36 kala läheb tagasi. Nii.
pani sinna kuskil alla. Aku on vahetatud. 2,5 tundi olen püüdnud, olen saanud 3 mõõdukala, täpselt 36 senti olid kõik. Üks oli megarihm, 2 olid väga kenas toonuses kalad. Viskan korra siia niimoodi ridva kõrvale nad ja siis siin, kus mul on see joon siin, see tähistab mul siis 36 sentimeetrit ja kõik need 3 kala on ühte auku täpselt selle jooneni. Ja siis üks 30 ka vist kaldale, kui ma nüüd ei eksi. Võtte on ka olnud ja vägev, et märtsi keskpaik ja ma ei tea, millal ma viimati sain nagu ühe püügipäeva käigus 3 mõõdukat, aga meil on veel püüda natukene aega, nii et see ei ole veel kõik ja mul on sees hea tunne, et nagu täna tuleb äkki midagi veel paremat. Eks ole näha, vaatame. Nüüd sõnusin ära raudselt, aga püüame edasi. Mõnusal põhja pealt saab tuua seda. No ilus tutiga. Selline. Kurjus. Aha, mingi kala ujus järgi. Ma ei näinudki. Ma vaatasin just, mida need pardid seal teevad. Mingi kala ujus samal ajal järgi. Ei. Siin samas ette tuli. Siia samasse ette tuli kala. No. Jälle keeras ära. Viimasel hetkel keeras ära jälle. Opadi! Töövõit. Ja ma ütlen, pääses. Ja ma ütlen ausalt, et see oli jälle 36. See oli jälle 36. Ja koht seal. Palju. Ei ole või nii. Tuli ära õnneks. Opadi! Tõmbas ridva mulgi peaaegu käest ära. Jäi jalgul kinni, täitsa on lõpp, kus on jõudu. Chill, brother. Chill. No see on ka mõõdukas jälle. Ja las ma pakun. 36. Jõhkralt jõudu. Okei, külje pealt kinni ka vist. Väljas poolt kuidagi. Nii. Aga mõõdukas ta on kindlasti. Opsti. Jaa, isegi 38, aga isegi 38 senti, aga mega kõhna. Täitsa uskumatuna. 4 mõõdukala. Ütlen, kaamerat kinni ei saa panna. Igal pool peab laskma käima. Hopsti. Ja ise, kas sealt tuleb keegi? Saame siit hea pika viskega panna. Ops. Nii. No nii. No oi, kus see teeb möllu. Ja uskuge mind, see on järjekordne mõõdukala.
hea pika viskega. Käsi märjaks. Ei ole. Siuke 30 võib-olla on. Läheb tagasi. Apsti. Läheb siit. Voeb sinna alla. No nii. Woobleri peale ka ikkagi tulevad võtma. Aga see on ka selline jälle 30. Tule siia. Vähem, väiksem isegi veel. Ees on mingisugused suured kivid. Vaatame, kas keegi nende kivide taga on peidus. Nii. Üks. Kurja, see võib täitsa mõõduskala olla, kes praegu jälitas. Nii, panin pöörlev otsa jälle. Siin on sellised head sügavamad augud. Usso kurjus. Part pani niimoodi praegu. Padi! Siukest laksu veel ei ole saanud täna. Ei, kas ta sai konksu ka või? No niuke laks, et no täiesti põhja pealt tõmban. No sellise laksu sain praegu, et pöörleva peale jällegi põhjast. No ma ei ole täna nii tugevat laksu veel landile saanud. Ja nüüd ma otsustasin, et ma annan sellele kohale natukene puhkust. Lõpetasin viskamise seal. Teen väikese jäätise. See on siis külmkuivatatud küpsistega jäätis. Et not sponsored, aga kunagi sai ostetud ja ilus 10-11 kraadi sooja ja naudime külmkuivatatud jäätist ja siis läheme tagasi sinna, anname siuke, no ma arvan, et ma annan siuke, ma ei tea, 7-8 minutit puhkust sellele kohale. Naudin rahulikult jäätist ja siis proovin veel, et äkki tuleb. Selline see külmkuivatatud jäätis välja näeb, nagu krõps. Krõbiseb, aga hästi magus. Sööme selle ära ja proovime uuesti. Vaatame, kas tuleb teist korda kävel võtma. See oli kena suur kala. Nüüd ma küll kahetsen, et täispudelit vett ei võtnud kaasa. Ärge seda viga tõesti tehke. Sellele magusale jäätisele oleks nüüd olnud hea vett peale juua. Aga nüüd ma olen andnud puhkust selle kohale. Tegin väikse pissipausi, sõin jäätis ära ja nüüd vaikselt tulen siia tagasi ja vaatame, mis saab. Ma olin tegelikult vist seal pool, kuigi see vist erilist vahet see kala uuesti ei võta. Ops. No. On seal keegi sügavas? Kes mul jälle rulli käest ära lööb? Ei ole vist.
Kuidas niimoodi tuleb? Võib-olla nägite seda teie ka nüüd. Nii, siin ujus siiani. Ma arvan, et see on kaamerast näha praegu. Jäi siia samasse passima. Aga äkki on seal veel siis kedagi. Täiesti lambist. No nii, kus panevad hüppeid? Kus ikka panevad hüppeid, noh? Uskumatu. Tule siia, sõbrake. Meelitasin su ära. Ops. No tule. Väike kala. Nii, mine. No nii. See on väga pikk ja peenike mõõdukas. Jaa. Jällegi. Täpselt mõõdus. Nii. Täpselt mõõdus kala. Läheb tagasi. Ja tänane 5. mõõdukala. No sõbrad, milline päev see vast oli? Milline päev? 5 mõõdukala ja huvitaval kombel kõik 4 mõõdukala olid 36 sentimeetrised. Mõni oli kenas toonuses, mõni oli jälle väga-väga rihm ja üks 38 ka ja see 38 oli ka ikka mega rihm. Aga ma ei tea, mul ei ole nii palju actionit veel nagu ühelgi püügipäeval nagu märtsikuus, ma arvan, et toimunud. Nii et mina olen väga-väga rahul. Päev on nagu nii korda läinud. Ühe püügipäevaga 5 mõõdukala märtsi keskpaigas saada. Crazy. Muidugi ma ootasin seda suurt kolli, aga seda suurt kolli ei tulnud, aga iga päev ei peagi saama suurt kala. Aga ikkagi 5 mõõdukat. Nii et ma olen väga-väga rahul. Kõik läks täna väga hästi. Kell on 15:40. Arvasin, et 2,5 tundi püüan, aga tegelikult siis hakkasin enne kella 12 püüdma natukene. Jah, ütleme, et 3 tundi ja 40 minutit laias laastus läks see püük täna mul. Aga noh, kui nii palju actionit on, siis kestabki püügipäev kauem. Nii et super, kuule, aga pane palun like. Kui sa veel seda kanalit ei ole tellinud, siis telli kanal, see ei maksa sulle mitte midagi. Aga olgu, näeme jälle järgmises videos ja mul on kuri plaan millalgi ka emaga jääforelli püüdma minna. Aga vaatame, mis sellest plaanist saab. Aga olgu, tšau, paka!